Tere taas, head FC Levadia sotsiaalmeedia jälgijad, tere tulemast selle aasta viimasele mängueelsele pressikonverentsile. Homme pühapäeval kell 13 Sportland Arenal kindel kullamäng FC Flora, FC Levadia seekord siis külalismeeskonna rollis ja räägime selle mängu eelseid jutte meie peatreeneri Vladimir Vassiljev ja kapteni Brent Lepistuga. Tere tulemast, mehed! Tere! Vladimir, võib öelda, et Levadia on praegu kui lõvi, kes on viimases mängus oma eneseuhkusele hoobi saanud, aga seda vihasem, raevukam ja võidujänulisem ta homseks on. Täpselt nii ongi, jah. Et saime viimases mängus sellest lööki oma egole ja kindlasti iga üks nagu mängijatest ja staffist ja kõik, kes klubis töötavad, tahavad tagasi teha. Ehk siis tahame võita seda titlit, tahame näidata, et see mäng ei näidagi meie taset. Mängisime natukene niimoodi, lapsikult ütleme niimoodi, et viimast mängu läheme kindlasti nagu surema, nagu ma juba eelnevalt mainisin, et iga üks teeb endast sõltuvat, et mängu võita. Aga mida tuleb homme teisiti teha selleks, et tulemus oleks parem? Milline on selline kiire analüüs? No tegelikult, kui vaadata, kuidas me kaitseme standardolukordi, see oligi kõige suurem mure. Et kui sa lased endale 2 väravat esimesel poolel lüüa sellisena, et lased nurgalöökides neid ja siis üks rumal viga, siis sellest nagu tulla tagasi mängu sisse väga raske. Me küll üritasime, aga kohe teisel poolel saime jällegi endale vastu pead lööke, ehk siis 4. värav nurgalöögist ja ma arvan, see oligi mõjutav. Aga see mäng me tegime parandusi, me vaatasime neid oma kohti, kus meil tuleb paremini tegutseda ja meil on jällegi kindel plaan, kuidas mängu ära võita ja kindlasti, kus me peame lisama, on see meie nagu DNA agressiivsus. Ja me peame minema väljakule niimoodi, et ükski mees ei kaota 1 versus 1 duelli omas kohas ja ma arvan, see ongi eduvõit. Homme on tagasi Milan Mitrovic. Kui oluline on tema meeskonna jaoks? Kindlasti ta omab suurt rolli meeskonnas, ta on üks liidritest, ta on väga suur kogemus, et ma arvan, et võib-olla meil ühelgi mängijal ei ole nii suurt kogemus nagu temal ja kui sul on taga selline mees, kes on ka vasakjalgne, mis on ka meie mängule väga oluline, siis see lihtsustab meie ülesehitust ja kindlasti see on selline tugi tagant, mis annab lisaenergiat juurde. Kuidas on sinu kolleegi Marko Savitsi tervis? Marko on parenenud, ta on juba meeskonnaga, et kõik on temaga hästi. Väga hea, suur aitäh, Vladimir. Brent, milline on meeskonnas praegu selline atmosfäär ja häälestatus enne homset kullamängu? Ei saa kurta, et fakt on see, et meie meeskonnal ütleme siin mainstream inimesed või meedia väga palju nii-öelda kaasa ei ela, aga see meid ei morjenda, et meie ütleme enda kollektiivis on usk suur ja ütleme tegime kõik, mis võimalik, et Flora enesekindlus nii kõrgele tõsta kui võimalik kolmapäeval, et seda huvitavam ja ägedam challenge meie jaoks tagasi tulla. Sinu hinnang homsele mängule, mis lõpuks selle meistritiitli saatuse selgitab? Ütleme, üks asi on taktikalised nüansid ja mis me nii-öelda trennis harjutame, mida treenerid meie nii-öelda hingele on pannud, mida me kindlasti peame tegema. Et peame need nii-öelda ülesanded korralikult ära täitma, aga ikkagi kõige olulisem, kui kõik taktika ja muud nüansid kõrvale jätta, siis homme saab saatuslikuks see, kuidas me suudame leida endas selle nii-öelda ürgse tapja instinkti, et ma arvan, et homme väga palju nii-öelda taktikalistel nüanssidel isegi ei ole kaalu, kui see sama nagu Voova ütles, et 1 versus 1 olla mees ja jätta see selline liigne vastase nagu austamine kõrvale, et meie mehed peavad aru saama, et me ei ole liidrid, ütleme siis mingitel niisama põhjustel, et me oleme liidrid sellepärast, et me oleme väga hea meeskond, kui meie mängime oma võimete tipul ja Flora mängib oma võimete tipul, siis kindlasti on meil suur šanss võita. Kahjuks me oleme selles mõttes noor meeskond veel, et 1,5 aastat oleme seda asja siin ajanud sellisel kujul võrreldes Floraga, kes on ajanud seda asju mitu aastat, et te peate natuke suurest pildist ka aru saama, et see on see, miks Flora hetkel nii kõva on, aga meie poistele krediiti andes, siis jah, me ei ole juhuslikult praegu hetkel siin, kus me oleme ja homme saavad kõik asjad vastused.
kui vaatame aknast välja, siis olud on väga lumised. Lumejalgpalliga on meil sellel aastal iseenesest positiivsed kogemused. Kas see annab meile homme mingilgi moel eelise? Ei ole absoluutselt mitte mingit vahet, kas on -20, +3, lumi, vihm. Ei oma absoluutselt mitte mingit tähtsust. Aitäh, minu poolt kõik. Annan mikrofoni hea meelega üle. Vladimir, tere ka minu poolt. Te mängisite eelmises mängus nii-öelda sellise vale 9-ga ja Robert Kirss alustas pingilt. Kui sa nüüd tagasi mõtled ja te olete seda analüüsinud, kas see oli õige, vale otsus, kuidas sa seda kommenteerid või otseselt see ei mõjutanud seda mängu tulemust? Ja ma tahtsingi nagu jõuda sinna, et see ei mõjutanud. Et kui tagantjärgi vaadata, siis see ei olnud see faktor, mis otsustas mängu. Aga koosseisu osas, kas on oodata mingisuguseid muudatusi homme? Ehk siis näete väljakule. Brent, sina olid eelmises mängus nii-öelda mängukeelu ohus, oleks kollase kaardi saanud, oleks nii-öelda see homne mäng vahele jäänud. Kas sinu mängu see kuidagi mõjutas või mitte? Kindlasti natuke mõjutas jah, et paar inimest minuga eesotsas oli, kellel oli see kaardi oht. Kui see seis juba selline oli, nagu ütleme 3-0 esimene poolek, siis tõesti peab natuke külma pead hoidma ja mõtlema juba järgmisele mängule, kui aus olla, aga seda enam, ütleme, need mehed, kellel ei olnud kaardi ohtu, need kindlasti oleks pidanud kordades agressiivsemad olema ja samamoodi ka mina, ütleme siis seal piiri peal, et see oli see üks põhifaktoreid, mis meil eelmine mäng puudu jäi, oligi see agressiivsus just 1-1 duellides ja Karl-Andre Valner ütles pärast eelmist mängu, et mida suurema tahtmisega te peale lähete, seda rohkem kipub midagi aia taha minema. Kuidas homme leida nii-öelda see õige suhtumine, tasakaal, õige tahtmine, et see ei oleks liiga suur, et oleks selline piisav ja paras? No nagu ma enne ütlesin, siis see sama suure pildi jutt, et te peate aru saama, et see meeskond selleks, et saavutada selline keskmine tase, et sellistel tähtsatel momentidel, nagu seda oli kolmapäev, nii-öelda varem ära otsustada, selleks on vaja aastate pikkust sellist nii-öelda reaalset enesekindlust, mis saab ainult kasvada siis kas mingite suurte võitude näol, tiitlite näol, Euroopas edu saavutamise näol. Meil seda praegu siis nii-öelda kollektiivse hinge taga veel ei ole. Et Floral see on juba mitu aastat. Kui sa võtad personaalselt inimesed üks ühele, siis kindlasti ma ei näe, et ükski mees seal teisel pool rohelises särgis oleks kellestki parem. Et ütleme, enam mingit väga palju midagi leiutada ei ole vaja pärast kolmapäeva. Et see 5-1 seis, ma arvan, et see motiveerib piisavalt mehi, et üles tõusta ja pühapäeval tiitli järgi minna. Voova, viimane küsimus sulle. Väga palju on räägitud siin hooaja lõppfaasis pingetest nii teie puhul kui ka Flora puhul, aga teie olete nii-öelda praegu nüüd selle suurema edu maha mänginud. Okei, teil on ikkagi see punkt piisab, aga kuidas sa näed, kuidas on riietusruumis, treeningutel, kas sealt kumab mingisugused pinged läbi või on emotsionaalselt on kõik väga hästi ja kontrolli all? Pinged ma ei näinud, isegi peale seda nagu kaotust, et rohkem on see keskendumine, et igaüks praegu hästi keskendunud, igaüks on nagu fookuses just nagu tema roll meeskonnas viimaseks mänguks ja mis ta peab tegema selleks, et meistriks tulla. Et ma arvan, kindlasti kusagil see väike pinge on olemas, aga see on mõnus pinge. See ei ole see, et me kardame eksida või midagi sellest. Lihtsalt see on see, et me oleme selles faasis, kus meil on võimalik tiitli võita ja me peame tegema kõik selleks, et saavutada seda eesmärk. Minu poolt aitäh ja edu teile! Suur aitäh, head vaatajad, suur aitäh Vladimir, suur aitäh Brent, ega muud kui pöidlad pihku ja homme täiega lõpuni välja tiitli poole. Nii et suur tänu vaatamast meie selle hooaja pressikonverentse, kohtume homme mängul ja siis juba ilusat advendi ja jätku teile. Kõike paremat!